ma olen tagasi Soomes jälle. Tahtsin öelda on see, et need on ilmad paremad. Nüüd ma olen siis rohkem või vähem kui 13 päeva Soomes teen tööd. Ja augusti algust tagasi. Mis siin veel siis uudist? Midagi täna Lessa tööpäev suht normaalselt läks. Kell on praegu 8. Õhtul käisin ühte lanki mõõtmas, tegin mõõtmised, sest ma ei teadnud hinda panna. Ma julgenud niisama, see oli süke nii ja naana. Õnneks oli ikkagi see, mis ma tahtsin, mis ma arvasin. See oli viimane päevne Eesti minekut, kui ma lõikasin seda, aga nii kuum oli, et ei jaksanud millegi muu peale mõelda, kui ainult, et saaks maha selle langi kähku tuld metsast. Ja nüüd ma tulin, ma võtsin ära selle ja väga head rahad sai siit langi pealt, jah. Ja rohkem ette midagi. Eestis ma kuulsin et ilm on täis paskna, et täna on 21. juuli. Soe on mõttetu, pointless nagu nii, aga töötab teana. Perest eemal olek ei ole hea, aga raha on vaja. See mõõtmine. See kuusk on üle 2 meetri. See kuusk on üle 2 meetri. Ja siin on hästi palju kände. Näete, jah? Kas te näete? Vaadake. Kännu meri. Nii teeme mõõtmise, sest ma tahan siit head raha saada, aga siin on pool lanki on süke, et ei ole nii palju kända, et siin on vaja keskmine saada. See osa, tegelikult on põhimõtteliselt pooleks, isegi rohkem on, veitsnud rohkem on 20 pluss kända, mis tähendab rahaliselt head varianti mulle. Eks vaatame, siin kuskil on erilase pesa ka, Nikolai sai liti kätte üks päev, kui me siin alustasime seda. Ühesõnaga pole ammu filminud, aga täna on 26. juuli, pühapäev, põhimõtteliselt üks nädal olla veel Soomes. Ja midagi classic shit over here, aga viimase videoga tuli päris palju suube juurde, mingi 20 suube ma vaatasin, et I welcome you, tere tulemast meie kanalile ja kes on uued tulijad, siis vaadake kindlasti meie vanu korteri videosid, sest tegelikult siis, kui meil korter valmis sai, siis vahepeal need suuvid jäid suht seisma, kuna content muutus ja tuli rohkem musikaalset contenti ja siis nagu igapäevaelu nii öelda ja siis seda Soome tööd. Et kui sa oled uus siin kanalil, siis ma soovitan sul järgi vaadata neid korterivideosid ja võtta omale ka popcorn kõrvale, sellepärast et see on nii... Mul endalgi tegelikult vahest mõtlen, et olen sirvinud neid vanu vloge, et päris äge aeg oli tegelikult, aga väga pingeline arvestades, et ma ei ole mingi remondivend ja esimest korda nagu terve korteri renoveerimine. Aga ma siin on mõtted mõlgutanud, et võib-olla tulevikus võiks tegelikult ju mingi korteri veel ostana ja siis ära flippida selle, nagu meil see maakler ütles, ostad selle raha, kes flipid sellega ära. Et jah, ühesõnaga siin mu setup. Produn hetkel laptop. Keda kuhitab, mis läpakas, siis siin on selline prose on tal sees siin. Et peaks hetke kõigi tipptaseme olema. Et jah, ei lähe ka midagi. Siin on settingud, kõrvaklapid. Ma kasutan enda seda läpakhelikaarti. Kõva ketas, kogu mant on sul peal. Ja ei ole rohkem midagi. Õues sabistab praegu ja nii mõnus on istuda siin rõdul. Suht selline rahustav on, kui soojal suve õhtul tuleb väike sabi. Saad istuda oma koduhoovis, rõdul või terrassil. Tulin just pesust, teen maski ja istun siin mõnus. Tulime deposse. Teate küll mida?
Tikrile süüa. Nii, jõudsin just koju, vahetasin püksid ja lähen nüüd väiksele jalutuskäigule. Ja käisime linnas Tepos, ma ostsin Tikrile konservi ja krõbinaid ja siis ma ostsin ühe suure pleedi. Ma vaatangi, et see on veits teistsuguse mustri, kui ma arvasin. Sellise suure pleedi, see on mul siin, sest ma tahan seda veits tuulutada rõdul. Aga ma arvasin, et ma ostsin samasuguse, nagu mul on seal magamistoas, aga see ei ole samasugune. Nagu sama mustriga. Ühesõnaga, okei. See läheb siis ette tuppa. Ja tükker. Ja siis tükrile konservi ja ma ostis endale uue tassi ka. Sellise nunnu, kuigi, jah. Poleks vaja olnud, aga oli küll. Pole siin enam pikalt video dokumenteerinud. Täna on 28. juuli ja kell on õhtul 20.15. Lähen korraks ka marketisse. Pole väga ammu käinud siin. Peaks midagi sööma. Ma pole õhtust täna söönud. Absoluutselt pole söögisu. Tegin muusikat ennem. Metsas lank on pask, maha ei saa. Jumala mõttetu. Vihma saime täna. Teine paak. Ja mul hakkas mingi hetk kõrv valutama lambist. Ma ei tea, kas sai tuult või midagi. Aga see oli mingi hetkeline, mingi paar minutit. Ma arvan, see oli ehk mingi anomaalia. Pea lõhub täiega millegi pärast. Ma ei tea, elektrolüüt on kõvasti joodud. Taast ma ärkan nagu enne äratust. Kõik päevad. Ja nüüd ma ärkasin äratuse peale. Ja siis ma tundsin, et niisugune hea uni just oli. See on mingi unefaas. Ja hommikul juba hakkas pea valutama. Aga ma ei viitsi rohtu võtta. Siis ega midagi. Käin ka marketis ja tšekin biiti, mis siin pakutakse. Peaks mingit mäda sööma või? Ma ei tea. Ja, ma ostsin krõpsu. Tunnistan. Ma ei tea, Soome enda omad see Pirkana. 2 pakki oli 4,50, kui kedagi huvitab. Vot nii. Ja siis ma ostsin siin veel vett ja värki ja midagi iganes eelmis klipis nägite. Ja nüüd lähme teeme võikusid. Kole värk täna. Alusmets, Alusmetsa lõikus. Suht pask on see, aga selles suhtes on hea, et päike ikka lõõmab täna. 2 kuuma päeva on. Täna on neljapäev, homme reedel ka vist lubas. Et siis siin saab väheke varjuna. Kell on 11:30. 2,5 paaki tehtud. Siin on mu trimmer, prillid, kiiverkindad, bag ja sein. Ta nii megasein ei ole, aga veits on. Siin alusmetsas ei pea alla kakkuma neid. Et sellest tuleb veits liikumise kiiremaks, muidu küll ei teeniks. Tere hommikust! Ma ei ole ammu filminud. Ütlen ausalt, tunnistan üles, pole olnud mitte mingisugust tahtmist seda teha. Ja, on olnud selline emotsioonide virvarr viimased 2 nädalat tegelikult. Et jah, nii on, ma olen kõigest inimene, aga täna ma lähen loomaaeda oma venna perega. Ja jah, seda tahtsin öelda. Mis veel vahepeal juhtunud on, ma olen oma selle
maali valmis saanud. Ma ei tea, kas ma olen üldse öelnud, et ma hakkasin värvima seda. Aga valmis ta saigi. Ja järgmine katsetus on siis ise otsast lõpuni midagi luua ja teha. Aga mis mind veel siin ootab, on minu uus telefon. Ma ei ole seda ise seadistanud, sest ma kardan, et ma keeran pekki midagi. Et ma pigem ootan Mareki ära ja siis lülitume natuke parema pildi peale äkki. Et mul on praegu 13 Pro ja see on 4 aastat vana ja mõtlesin, et on aeg teha tegelikult uuendus. Kuigi mu telefon on üsna korralik, aga ma veedan päris palju aega telefonis, siis aku enam ei ole päris see, mis ta oli enne. See metsatöö teeb nii nalja mulle ikka vahest. Vahest on nii perses, et isegi naljakas hakkab. Aga tegelikult nii hull ei ole siin. Seespool äärselt läheb veits on bussina. Mingi 10-meetrine riba jookseb selle liiniga, siit on suht sein. Aga seespool on üpris norm, seal liikus. Nüüd ma saan võikutes 1:30 minema tegema veel ühe paagi. Siis on mul 4,5 paaki täna. Kas vaatab, kas jõuab veel suruda? Viis on. Muudukesed on olnud. Kiisumau. On kaamera. Jaa. Nii nunnud. Ei ole valga. Sina. Ta suur harakas. Nii vahva. Nii vahva ikka. Ilves peesitab seal üleval. Kohustuslik ets ja ahvid. Vau, tal on nii pala. Vaesukene. Kodus tagasi. Ehker päike on praegu. Kraadiklaas näitab rõdul 35 kraadi. Ikka hedelne ja natuke aega istun ja siis setin pesema ja voodisse ära. Kell on äkki mingi 8:30 või midagi või. Jalad lähevad tuld. Täna sai päris palju kõnnitud. Samme mingi, ma arvan, mingi 11-12 tuhat. Nii, mul tuli suur pakk. Tegin väikse tellimuse kohvisemust, kuna mul oli seal kinkekaart. Siis tellisin sealt, ma ei tea, kas ma pean otseselt näitama, aga ma näitan siis katlakivi Discale'i jaoks vahendid. Kuigi mul on praegu mingi väikene pakk, aga siis siin on see piimasüsteemide puhastaja, üks lisafilter,
siis need on reaalselt mu lemmikmaistused. See pistaatsia torukene, see on imeline lihtsalt. Ja siis oma summat täis saada ühe kruusi. Tead, ma lootsin, et see on natuke väiksem, sest ma nii suurest kruusist tavaliselt kohvi ei joo. Et siis pigem teed, kuigi viimasel ajal ma ju teed ka. Ja siis 2 sellist topeltklaasiga kohviklaasi, cappuccino klaasi. See on päris siuke mõnus. Väike kurk Riina aiast ja väike sõit. Nii mõnus. Mingi, ma ei tea, kui kaua me sõitnud oleme juba. Paar tundi või? Või tunne on küll, nagu oleks paar tundi sõitnud. Mõnus igatahes. 2 tundi umbes. Mildtikriga väike lõunapoos. Ma tegin vlogi, et seda sükse pildi võtta. Nii mõnus. Me veel ootame. Jah, esmaspäev 9.00 Helsingis. 1,5 tunni pärast läheb laev välja. Sõit oli rahulik. Natuke vahepeal tuli uni. Aga üldjoontes on kõik fine. Ilm on ilus. Eesti minek. Kodu. Let's go. Tere esmaspäeva. Täna on 3. august. Jah, august juba mõtle. Aga nüüd eelnevad klipid, mis siin olnud on täitsa nagu, ma arvan, et suht suvalised ja midagi suurt me filminud ei ole Marekiga mõlemad. Marek oli nüüd Soomes 2 nädalat, mina olin üksinda. Täna tuleb kojuda ja siis lähme mingi aeg nüüd enne 17. äkki. Lähme koos veel Soome ja... Aga jah, meie siin hakkame vaikselt suitsukonna pitsat tegema lehtaigna põhjal. Et hakkan siin nüüd vaikselt hakkima ja kui need on piisavalt sulanud, siis panen juba ahju, et siis kui Marek tuleb, et ta saaks süüa. Tal on kindlasti kõht tühi. Vlog. Vaadake, kes on kodus. Tere tulemast tagasi meie vlogi. Meil on väike rottusõit. Meie hakkame kohe vokaale lindistama ja siis lindistame ära ja võib-olla lähme Ikeasse. Ja Eiko tuleb oma mikriga, me katsetame täna Eiko mikrit. Eiko mikker on vist suti parem meie mikrist või? Või tegelikult nad on mõlemad head, aga Eiko mikker vist, kuidas ma nüüd ütlen, seda häält nagu ma ei oskagi seletada. Ühesõnaga vaatame. Pean nurga tegema. Jah, kohe hakkame lindistama ja nii on. Mis on meie ja sinu mikri vahe, Eiko? Just asjad. Näiteks minu mikri müra enda, teil on 13 detsibelli. Mul on 4,5 detsibelli. Palju mul on? 13. Oi, jah. See on tavaline selliste mikrite puhul.
Te ei tea, kust me elame. Te arva elusas ära. Siis, et ma ütlesin. Ütlesid või? Nii, me oleme IKEA-st tagasi ja ma näitan, mis me ostsime. Me ostsime sellise taime. Mul on kile veel ümber võtmata. Selle poti. Vaatame, kus me selle paneme. Siis selle aluse voodipesu endale neid juurde. Kõigi rätikuid juurde. Väikse küülle. Juba mõtted on sügises. Ja uue selle pirni sinna. Selle suure dolambile, sest see on veits nagu ei ole päris see, ei vaibi ja väga ei taha siis kasutada seda, nii et mõtlesime, vahetame pirni ära, et äkki siis toimib. On ju, Marek? Proovime koos seda. No. Liil on selline, tikker juba nuusib üle. Ja tuli on selline. See on palju mõnusam kui see eelmine. Eelmine oli rohkem in the face, see mitte. Aga nüüd lammutame selle nurga nüüd ära. Päeval sai vokaalid ära lindistatud ja nüüd tõst... No jah. Jätad nii või? Tere hommikust. Kell on 7 hommikul. Väga õudne oli tõusta. Minul veel eriti. Kella peale, selle äratuse peale. 6 vist esimene asi, mis ma mõtlesin. Jumal, kes tööl võitsib minna. Kuigi me lähe tööle, aga lihtsalt nagu Essa mõte oli kohe. Me lähme täna selline spontaanne päevatripp Lätti, Riiga. Jep. Vaatame, kas lähme sinna loomaaeda või vaatame niisama ringi. Või lähme kuskile randa, sest täna lubab ka väga ilusat ilma. Läti randa, jah? Lätis näitab täna kuni 29 kraadi sooja, nii et... Oi, jah? Vähemalt see Norra ilmateade. Esimene kohvipeatus on tehtud Märjamaal. Nüüd sõidame edasi. Kui me jõuame siit edasi. Pärnu maanteel on siuke jube ehitus. Tahad kommenteerida midagi? Ei või? Lamp. Jõudsime omadega Lätti. Me oleme Leedus. Ja esimene peatus on muidugi kohalik vaatamisväärsus Superalko. On ju? Nii et lähme vaatame, mis seal pakutakse. See on küll. On jah, 13 euro jah. Oleme siit jälle. Sa olen nii liiklust teinud. Palju see on? Ma saan pooleks liitrit. See on raisk. Ostsime siit teisest poest mingid huvitavad krõpsud ja siis siukse šokolaadi ja siis siukse, nii et proovime neid. Ja siis Aarkaraga mingi... Seda me ei proovi praegu. Lingonberry. Seda on siukse kujuga. Head, noh. Mingi tomati oma, noh. Huvitava maitsega. Väga tomatised. See on päris mõnus siuke mahe. Pole väga magus, vaata. Ei ole, jah. Vaheline tollised verilad. Jõudsime Riiga. Me oleme Riias. Täpselt sama koha peal, kus me paar aastat tagasi käisime. Siin Ale sünnipäeval. Siin on see hotell, ja kus politsei karjus minu peale, et ma olen Afrikast ja me tunne märke. Oleme omadega Riia vanalinnas ja tulime siia juba tuttavasse kohta sööma. Garaaž, mingisugune söögikoht. Tellisime oma joogid, me võtsime Virgin Mojitot Marekiga, Andre võttis Aperoli ja Corona.
kes selle ära sööb? Tellisime purksid, jah. Väga lihtsalt. Minu burger. Ja Andrus sööb salatit. Mina ei olnud toiduga rahul. Ava ei olnud toiduga rahul, jah. Ilus on muidu siin, mul meeldib vana linn. Mis peaks minema sealt lahendust? Ilm on küll mega ja Riia vanalinn on ka ikka väga ilus. Mõnus. Need autod olid juba siin 2 aastat tagasi ka. Oli ka siin välja ajanud värki. Aga Ameerika pillid, ees saab 3 istuda. Jürakas. Nii, me tulime nüüd Riia loomaaeda. Kell on kohe varsti 5 ja kella 7 on see lahti. Saame äkki kiire tiiru teha. Parkimine on siin 10 €, pilet oli 15, Eestis on 18, et te teaksite. Mis tõesti said seda? Kotipikka, inimese kotipikka. On ju kotib, kommenteerige, et teid kotib. Oi, tere, juba hakkab pihta. Tere. Väiksed beebid on seal taga, tudjuvad. Andra saab koju juba seisa. Krõps. Siin see ruumi teema on nii erinev. Miks ta siuke küüre? Ei, no praegu vist, ma ei tea. Lossisin, jah. No küürudes on vesi neil sees ja On või? minu teada küll kaamerat, on vesi küürudes ja. Ta on ikka ehtne. Aga seal on ühel küürud püsti olid. Söödetud. Uurisin, et see on levinud müüt, et küürudes ei ole vesi, vaid rasv, mida ta kasutab siis toitainetena. Ja kui Ma teadsin tegelikult ja kui küürud on ära, siis tähendab rasva hulk kehas on vähenenud. Nad kasutavad seda siis, kui neil... Vau, kui ilus sa oled. Kui vahva. Tahtsin maas ka. Neil on ikka ruumi siin, või nagu nii avatud on. See loomaaed on nagu kõnniks pargis ringi. Näitan teile. Hästi selline huvitav, et osadel loomadel on ikka ägedalt nagu palju ruumi või ei ole sellist nagu puuritunnet. Et seda on päris tore vaadata. On ju nagu pargis kõnniks. Jaa, hästi teistsugune elukeskkond tundub neil olevat siin. Siuke mõnus, jah. Vaatame edasi siis. Vaadake seda iludust. Näeb siis esimest korda elus ka kaelkirjaga ära. Oi, kui vahva. Issand. Ta on tõesti nagu kuskilt multikast välja võetud, noh. Järv on ka veel, läheb siit ümber ja kindlasti tasub siia loomaaeda tulla juba selle kaelkirjaku pärast. Või nende kaelkirjakute pärast. Et päris äge, jah. Vaatse. Oi, kui arms. Liimurits, multikatest nii naljakad. Nii vabalt saab elada.
tema saab siin nii vabalt olla. Oi, sul on nii palav. Oota, ta on lahmasse. Ta on haiget saanud. Kakelnud võib-olla enne. Üks läheb sealt. Need on noored alles. Vaata, aga sarved on nagu Pehmed, vaata. Karvased sarved. Need on ka põhjapõdel. Aegu polad. Lõõtsutavad ja väga kuum on need. Julmalt lõõtsutavad. Jälle peab parandama end vlogi jaoks. Et jah, ühesõnaga loeti see siit. Et see, et nad hingavad nii, see ei ole, et nad overeating, vaid nad jahutavad ennast niimoodi. Tervist! Joo. Aega punane. Jõhkalt massiivne. Nüüd me oleme otsapidi Liidos, Läti Liidos või Riia Liidos tähendab. 2 täitmatut hinge. Ma ei tea, kuidas sa jõuad nii palju süüa. See ei ütle midagi. Navega praad kahe peale. Ekleer, kali, hapukoore majoneesikaste, 2 hapukurki, churrod, šokolaadikaste, Dubai maiustus, praad kahe peale, šašlõkk ja ahjukartul või see praekartul. Ja siis Käisime kohalikus kaubanduskeskuses. See oli tunduvalt suurem kui Ülemiste või mulle jäi mulje või? Ikka suurem oli selline mingi 200 poodi või palju see oli kokku. Ühesõnaga väga suur. Ja... siin lähegi siia. 200 poodidega. Käisime ka kohalikus toidupoes. Ostsime kohalikku krõpsu ja sefiiri. Ja nüüd alustame sõitu koju. Kõik itsitavad taga, vaata. Me vaatame liiste. Praegu on netis e-poes soodukad. Täna Marek lambist hakkas mõõtma, et palju vaja oleks. Ja vaatas, et opa, on soodukad, et peaks ära ostma. Ütle nüüd sina, kas me saime need liistud või? Ei saanud, kõik läbi müüdud juba. Ja korra, kui sa näed, et tegelikult hea hinnaga oleks saanud, siis ei taha kallimalt ka osta. Näiteks Pärnus on ainult saadaval, aga sinna ei lähe, kuidas sa toodad siia. Ja Mustameel näiteks 13 tükki. Oli ainult 4. Oli ainult 4. Jälle see lao seis uuendamata. Mõttetu. Ühesõnaga. Jälle. Ei saa liiste. Ei saa, aga ma peab selle uudiskirjaga vist liituma see Bauhofis kasutaja selles ära muutma, äkki siis passib peale. Liiga palju süüa on. Ma ei tea, kust alustada. Jah. Tere taas. On läinud päris mitmed päevad mööda. Ja mina olen askeldamas köögis. Ma teen esimest korda elus kilupirukaid. Ma pole kuulnudki sellisest asjast. Aga siin ma olen neid tegemas. Kohe ma määrin munaga kokku need ja panen ahju. Ja siis ma teen ka kuubimakooki. Mul on see praegu siin pooleli. Aga miks ma teen neid? Sest meil on täna oma näitetrupiga kokkusaamine. Me nüüd puhkasime päris pikalt või mina kõige rohkem, sest ma läksin ju mais juba Soome ja juulikuu oli ka puhkus neil endal. Et siis saame kokku. Ma saan ühes näiteproovis osaleda ja siis ma lähen nüüd jälle Soome pikemaks ajaks.
aga ma mõtlesin, et kuna meil päris paljudel oli seal mais sünnipäev ja minul oli juulis sünnipäev, et siis ma mõtlesin, et ma viin kilupirukaid ja koobimokooki. Nende kilupirukatega on oma teema veel. Aga jah, siin ma nüüd olen ja tegutsen. Sellised siis tulid välja. Ma tegin 4 tükki ilma munata ka. Vastades mul pole õrna aimegi, kuidas nad maitsevad. Ma pole kunagi kilupirukat saanud. Aga näis siis. Kooki näitan ka siis korra. See on tehtud Ragna värgi retsepti järgi ja ma lisan rohkem hapukoort ja kohupiima ja vahetan neid marju nii, kuidas tahan. Ja kilupirukad on pärit Nomi äkki see retsept kuskilt sealt. Selline pajalapikene, siuke voolik, kohe näitan. Nonju, muusikateemaline ja kass ja ma olen müüdud. Ja siis kaus pannilabidas. Meie ruttu autoga Viljavõllu äärde sõitma. Me läheme Marsi varjutust otsima. Et meil rõdul on seal nurgas väga hea vaadata, aga ta kuidagi on niimoodi langenud, et üks puu jääb ette täpselt. Et me lähme vaatame. Tulime siia. Ei tea, kas teie näete siin midagi, aga vaata, Marek, vaikselt midagi toimub. Vot nii. Mõnus on siin maal, ma ütlen teile. Mõnus. Päikest blokeerib veits, Vlogis ta väga ei lase videos nagu väga palju sisse suumida. Mida see lase? Aga natukene ikka näete. Ja. Mingid väga häid päikseprille oleks vaja. Täna käisime toidupoest piima ostmas ja siis Marek ütles, et need olid alla hinnatud, et võtame need leivakrupsud. Tasus võtta. Miks? Palju õnne, sa võitsid. 5 euri. Kujutad niimoodi, mõnevad siis kripoti sisse 5 euri. Nüüd homme läheme tagasi sinna poodi ja ostame kõik pakid ära. Ja siis ei võida mitte midagi. On aeg jälle Soome minna. Raske südamega üldse ei tahaks kodust ära minna, kui aus olla. Marek juba on enamusest ära viinud. Tikker on seal. Tüübu. See on nii korda. Musu. Tikker on seal. Marek on siin. Seal on Marek plakati peal. Või nimi. Jõudsime Helsingisse. Nägite? Jõudsime siiski teele. Asjad on kiiresti tuppa visatud. Enam-vähem voodi tegin ära. Vaatasin, kuidas siis mehed siin vahepeal elanud on. Mehed nagu mehed ikka. Homme saan siis natuke koristada. Aga väga hull ei ole, aga koristada on. Aga nüüd lähme poodi hommikuks piima ostma. Jah, ja muna. Me oleme siin Soomes nüüd teine päev. Teine pikk päev. Jah. Nii öelda. Ja ma lõpetaks selle vlogi ära. Aga kõigepealt ma tahan vabandada oma sõbranna ees.
et Merks, kui sa seda vaatad, siis anna andeks, et ma sinu juurde jälle ei jõudnud. Et kuna see Soome kuupäev tuli nii viimasel minutil, et me ei teadnud tegelikult, millal me Soome tuleme. Me arvasime, et meil on nagu rohkem aega. Ja siis saime teada, et nüüd on minek, siis läks väga kiireks. Marek on praegu tööl. Mina tööl käia pole saanud, aga meid ootab ees homme üsna seiklusrikas sõit. Ja ma loodan südamest, et see möödub ilma igasuguste viperusteta, et autod ei hakka jumpsima ja ma ei tea mida veel. Aga me sõidame homme ikka päris põhja. Kui te mäletate, siis eelmine aasta me käisime ka põhja pool. Soomussalmis äkki oli see. Siis see aasta me sõidame veel rohkem põhja. Täpsemini siis Rovaniemi külje alla. Kemijärvi äkki oli see koht. Sinna istutama. Et jah. Ja see sõit kestab 8 tundi. Ma olen natukene ärevil Tikri pärast, sest nii pikka sõitu ta ei ole mitte kunagi teinud. Nende sõitudega on niimoodi, et ta on siiamaani väga tubli olnud, ta ei taha WC-d kasutada, ta ei taha süüa, ta ei taha juua, et lihtsalt magab oma selles pesakeses, mis tal on. Aga 8 tundi on päris pikk, nii et ma ei teagi. Loodan südamest, et kõik läheb hästi. Aga jah, ma lõpetan üksinda selle vlogi ära, sellepärast, et ma ei hakka Marekit ootama. Ma tahan ruttu selle vlogi kokku panna ja näeme siis juba järgmises videos. Much love. Tehke kõike neid vajalikke asju, mida teha tuleb. Vaatasime ka, et paljud vaatajad ei ole ka meie subscriberid, nii et hakake julgelt subscribe ima. Ciao,